Tere head sõbrad! Mul on täna suur rõõm tervitada siin meie stuudios inimest, kelle silm alati särab, kes pakatab energiast ja kelle rõkkav naer nakatab kõik enda ümber. Mu daamid ja härrad, Sirje Potissepp. Tere tulemast, Sirje! Ja tere tulemast! Rõõm sind näha ja tõesti, nagu ma ütlesin, alati su silm särab ja mis on see? Ütle palun see retsept meile kaasa, et väga paljudele selle poolest just eeskujuks. Mis on see, mis sütitab sind iga päev? Kust kohast sa oma energia saad? No, ma ei oska seda öelda, seda on minu käest elu jooksul vist niivõrd palju küsitud, et võib-olla ongi kõige rohkem küsitud küsimus. Aga ma tõepoolest, ma võin tõusta ükskõik millal, ma magan ju vähe, kes natukene mind rohkem tunnevad, nad teavad, et ma magangi tegelikult ka väga vähe ja ükskõik millal ma siis silmad lahti löön, ma olen kohe erk, ma olen kohe minemas ja omavahel öeldes mind väga häirib, kui keegi jääb minu tempost maha. Mis kell sa magama lähed? Kui palju sa magad öösel? Ma ei tahaks seda võib-olla päris kohe siin välja öelda, ma magan tõesti väga vähe, mitte harjumuspäraselt pikka und. Et peab ütlema, et see on olnud ka võib-olla suht kurnav minu jaoks, aga on ilmselt teatud omapärad inimestel ja mina pole suutnud ära õppida seda, et kuidas ma kõike ei lase endast läbi ja kuidas ma saan niimoodi, et mul kell 5 pastakas kukub, mul oleks võib-olla see võimalus isegi Toiduliidus olemas, aga ma ei oska nii, ma ei taha nii ja ma ei suuda nii, sellepärast et kõik see, mis on päeval minu ümber, kõik need emotsioonid, on nad siis negatiivsed või positiivsed, need tulevad minuga kaasa. Ja väga tihti, kui ma lähen õhtul, on mingid kutsed on ju vastuvõttudele. Ütleme, ma pean tunnistama, et vahel ma ütlen, issand, ma lihtsalt ei viitsi, et ma ei taha. Ja kui ma lähen, siis ma juba tean, et ma säran ja ma saan sealt hästi palju positiivseid emotsioone, et pigem ma muretsen selle pärast, et mida ma kõike ei jõua teha, mitte selle üle, kuidas ma kõike jõuan teha. Ja energia, ilmselt inimesed sünnivadki lihtsalt erinevalt, et erinevate iseloomujoontega, erinevate iseloomudega, erineva tahtega, see on kindlasti ka tahtejõus kinni, et ma suudan nagu selle energia panna ka, ma loodan, et õigesse kohta. Ja kui ma näen selle oma töö tulemusi, et see on mulle elus alati väga-väga oluline olnud. No teades, kui sõbralik sa oled ja milline peohing ka, siis loomulikult igaüks ihkaks sind oma peole või kaalale, aga sind on ainult üks ja sa ei jõua igale poole. Ütle palun, kuidas sa vahepeal välja vabandad, et ei peaks minema? Ega ma ei peagi väga välja vabandama, nii palju kui ma ikkagi jõuan, nii palju ma käin ja kui ma ei jõua, siis mul on sellest väga kahju. Et jah, eks see ole üks selline suhtlemisviis ka ja ma pean tunnistama, et ma tunnengi ennast inimeste seas lihtsalt nii hästi, et pigem ka COVID ajal, kui kõik jäid kodukontoritesse, siis mul üks ja ainus kolleeg Toiduliidus praegu on ja temaga ikka naersime, et vähemasti me saame koos olla ja võtsime vastu otsuse, et me mõlemad ikkagi käime kontoris. Ja vaat siis ma tundsin küll, et ma olen ikka hullult sotsiaalne inimene ja ma tundsin puudust just nimelt sellistest suurtest rahvahulkadest, et mida rohkem inimesi, mul ei ole mitte mingi probleem minna täiesti võõraste inimeste sekka, sest sekundite jooksul on mul vähemasti juba 2-3 tuttavat, ma olen kõigiga jõudnud juba tuttavaks saada või vähemasti osadega ja ma usun, et ka jututeemasid on alati millest rääkida ja toit on ju ka alati see teema, mida minuga tahetakse rääkida, et kunagi endised Remedia kolleegid siis kunagi küsiti, et kuule, et iseloomustage Sirjet on ju, mul tuli lihtsalt praegu meelde see, siis nad ütlesid, et jaa, et Sirjega on ju lihtne. Kõigepealt on töö, siis järgmine aste on töö ja siis on töö, siis on pikk vahe, siis on autod ja siis on veel pikem vahe. No seda ei peaks mu pere küll praegu kuulma. Ja siis on perekond ja mees. Aga sööma peab ju ometigi ka, inimene muidu ei liigu. Et kuidas sul see söögikava, kas sul on kindla söögikava järgi suudad elada, sest tervisele see ju peaks hästi mõjuma, kui sa sööd õigesti ja õigetel aegadel. Kuidas sul sinu töögraafiku kõrvalt see võimalik on?
No teoorias olen ma arvan ka toitumise osas väga tugev, aga nii nagu ma olen vahel ikka öelnud, et ärge käituge minu tegude järgi, vaid minu sõnade järgi, siis peab tunnistama ka seda, et jällegi juba Remedia ajal, ega minuga eriti keegi ei tahtnud komandeeringusse tulla, sellepärast et oli teada, et kui on autoga minek näiteks Lätti või Leetu, siis Potisepp ei tee peaaegu ühtegi vahepeatust, ei mingit söömist, ei mingit aja raiskamist, suitsetamisest me ei räägigi, see on täiesti iga inimese isiklik probleem ja see ei puutu absoluutselt minusse. Nii et ega mul lihtne ei olnud ja ma pean tunnistama seda, et ma võingi olla tegelikult hommikul alati, kui ma tõusen ükskõik millal ma tõusen, näiteks lähen lennukile, tõusen juba, vahel pean tõusma näiteks kell 3 Kuusalus, et ma alati söön. Ma sätin küll õhtul valmis, et ma saaks hommikul kiiremini, aga ma teen seda alati. Ma ei lähe kunagi kodust välja söömata. Et see on küll fakt, aga ülejäänud päev on puhtalt juuste teema, et kuidas kujuneb ja väga sageli ongi nii, et ma söön võib-olla alles õhtul. Ma teadlikult, komandeeringud on võib-olla sellised kohad, kus söömise rütmi ei saa pidada ja mul ei ole vaja 3-4 korda päevas süüa, et tõepoolest ma ei vaja lihtsalt, mul ei ole lihtsalt kõht tühi ja kui mul kõht tühi ei ole, siis ma ka ei söö. Aga vahel teadlikult siiski midagi võtan ja püüan toituda ka võimalikult tervislikult. Aga arvestades sinu elutempot, siis palju ajahetki ei pruugi päevast tulla kiirtoit. Kas sa vahepeal patustad ka? Inimesed jälgivad eriti sind, arvestades sinu profiili, et mida see Sirje sööb. Kas sa vahepeal patustad kiirtoiduga ka? No kindlasti patustan, ma ütlen seda täitsa siiralt ja ühe patu, mis mul kohe jälle meelde tuleb, et iga kord, kui ma Brüsselisse lähen, siis ma võtan friikartuleid. Nii, sellepärast, et Brüsselis ju võib. Aga üks sõbranna ütles mulle, et mis asja, mis mõttes Sirje Brüsselis võib? Brüsselis peab friikartuleid sööma, et nad maitsevad seal hoopis teistmoodi. Ja ikka vahel patustan ka, aga ma tõepoolest teen ka seda selles võtmes teadlikult, et ma söön absoluutselt kõike. Ma olen kõigesööja, mul ei ole väga suuri eelistusi, sest ma alati mõtlen ka niimoodi, mind on lihtsalt niimoodi kasvatatud. Et kui sulle toit ei maitse, siis see on sinu probleem, aga selle toidu tegemiseks on inimene või keegi on näinud väga palju vaeva. Et ma kunagi ei alahinda teiste tööd ja tõesti, kui sulle ei maitse see, siis ära võtta, leia mingi teine toode, ära hakka vinguma selle juures ega virisema, meil on nii palju erinevaid valikuid ja lõppude lõpuks on igal ühel võimalus ka ise endale ju alati meeldivat toitu teha. Et mina olen toidu suhtes väga tolerantne, sest ma olen ikkagi talus kasvanud. Mind on kasvatanud mamma ehk siis ema ja ma tean väga hästi, kuidas toit lauale tuleb, kui raskelt see tuleb, sest juba talil, Jutuse talus, me pidime kõik panustama vastavalt siis oma eale, nii palju kui me jõudsime. Aga seda, et näiteks kartuleid võeti ja meid ei olnud põllul lapsi, see ei tulnud kõne allagi. Et kui küsitakse tihti peale ka, et mis te olete lapsepõlvest kaasa saanud või perest kaasa saanud, siis mina arvan, et ma olen perest kaasa saanud väga-väga palju. Lapsepõlvest kindlasti seda, et töökus kogu aeg pidid tegema tööd ja siis said alles naabri russapoistega mängida, on ju, et minu naabri lapsed olid, kellega me mängisime, olid kõige rohkem russapoisid, siis Viktor ja Aare. Ja ennem ikka jälle enne töö, ehk see sama kohusetundlikkus, töökus, kuna kõik oli vähe ja kuidas vanemad tegid tööd veel sofoosi töö kõrvalt, kuidas nad pidasid loomi, kuidas nad kõike seda käisid müümas ja kogusid raha, ega vanasti oli ikkagi ju niimoodi, et maainimesed olid rikkad ja me ju teadsime lastena, kus oli raha. Teate, kus oli raha taludes? Külaliste toa riiete kapi vasakus nurgas. Ja me ju mängisime ju jummel, kui palju rahahunnikutega mängisime näiteks poodi. Et vanemad ei teadnud sellest ju mitte udu umbegi, mida me tegelikult tegime rahaga, aga õhtuks ajasime selle rahahunniku sinna jälle kokku. Et suhtumine rahasse, et raha tuli raskelt ja raha ei anta kergekäeliselt välja.
vaid alati mõeldakse läbi ostud, kuhu panustatakse ja mina arvan, et see on olnud see tarkus, mis on mind elus väga palju aidanud ja ma olen seda järginud. Tänapäeval kasvatatakse lapsi ikkagi palju vabamalt ja sellist korda, nagu oli tollel ajal. Ajad on nii erinevad. Et mida sa arvad, kas selliseid Sirje Potisepa taolisi naisi tuleb veel meil tulevikus sellise kasvatusega nagu praegu? See sõltub jälle kõik ikkagi väga palju kodust, et ma vaatan lihtsalt oma lapsi ja meil on ikkagi põhjust olla oma laste üle, ma arvan, et väga uhked. Ja mina vaatan, et neil on väärtused paigas. Vähemasti need väärtused, mida meie oleme oluliseks pidanud. Ja ikkagi, et kui küsida, et kas keegi teadlikult meid kasvatas või meie oma lapsi kasvatasime, teate, ma ei mäleta. Ma ei mäleta, et me oleks oma lastel olnud, et kas sa siis aru ei saa, et sa pead tegema seda nii või sa pead õppima. Ei. Ja me oleme väga sageli mõelnud selle peale, et see kõik on olnud nagu eeskujude najal. Eks? Et kõigepealt, kui mina olin laps, siis vanematel oli lihtsalt, nad olidki, neil oli nii palju tööd, et selleks, et maal ära elada. Et sageli, nagu ema on öelnud, et hommikul ärkas söögilaua ääres, tal oli kahvel püsti peos. Meil oli üks eelis, meil oli mamma, ehk siis ema, kes ikkagi tegi söögi. See oli kõige suurem ja ta hoidis meil nii palju pilku peal, kui me lasime seda teha. Aga mamma oli meil ka suur sõber, sellepärast, et kui me midagi tegime, siis mamma oli alati meie poolt. Ja kõik see, no need on nii ehedad mälestused. Meie oma lapsi niimoodi kasvatanud ei ole, et pigem me oleme oma lapsi kasvatanud läbi eeskuju ja nad on ise tahtnud õppida, nad on ise tahtnud minna ülikooli ja nii palju, kui ma praegu tean, on nad väga hinnatud töötajad ja mõlemad ka kerged ettevõtjad. Nii et lapsepõlve kodus sa juba tahtsid süüa teha, aga kui tihti sa täna leiad aega ja võimalust kodus kokata? Ei, no mina pean küll seda tunnistama, et mina pole lapsepõlve koduski tahtnud süüa teha. Ja vahel pidi. Aga mida me tegime, olid need samad puupliidi peal siis kartuli küpsetused, mida mamma lubas, aga ema ei lubanud, on ju. Et söögi tegemisega minul on hästi lihtne. Mina olen väga tänuväärne toidunautleja. Mina teen süüa täpselt nii palju, kui on vaja ja täpselt nii vähe kui võimalik. Ehk et loomulikult ma teen perele süüa, olen seda alati teinud, aga ma ei ole selline, kes ihkab kokaraamatuid, kes lööb retsepte lahti või teeb AI-ga, kellel silmad säravad, oi jess, ma saan seda kooki küpsetada või seda toitu teha. Selline inimene ma ei ole, aga ma olen väga-väga tänuväärne teiste toitude nautleja ja kindlasti ka kiitja, et kõik ei peagi tegema, et inimene peab seda hästi tegema, mida ta kõige paremini oskab ja mida ta kõige paremini teab. Mis on kõige parem toit? Ma pean seda küsima sinu käest. No ikka hästi lihtsad toidud, et mul tulevad kõige paremini välja võib-olla tõepoolest toidud sealihast. Ja näiteks hakklihast, mis on väga tänuväärne tooraine, sest sellest toorainest saab lihtsalt nii palju erinevaid toite teha. Sirje, aga kellele sa neid hakklihast toitusid valmistad? No ega ma hakklihast ka ainult ei valmista, aga põhiliselt ikka oma abikaasale ja lastele ja perele, kui pere on kodus. Meil üks video vaadata. Vaata, mis ekraanil on. Muidugi. Naised teavad kõike, alati. Kuulge, mis meil naistel on? Olgem ausad, on ju. Targad lapsed, loll mees ja alati õigus. Nii, Et siis targad lapsed ja mees. Ja ma kutsun siia stuudiosse sinu kalli abikaasa Vello. Tere tulemast, Vello. tere. Ole hea, võtta istet. Vello, mida head paremat Sirje viimati kodus valmistas õhtusöögiks? No kui jutt oli hakklihast, siis tõesti hakklihakaste üle tüki aja oli väga hea. et vastab tõele. Aga soola ma ei pannud? No sool tuli ise panna, jah. Et mul ikka omal tagavarad on olemas. Nii kihvt on teid vaadata koos alati, et nagu omavahel ka lõõbite ja ma olen hästi tihti teid näinud just koos, käsi käes. Te olete väga paljudele ka selle poolest eeskujuks, et te aastakümneid koos olnud. Mis on see teie see edusaladus?
andke, te kujutate, kui paljud noored praegu kuulavad ja kikitavad kõrvu? No eks see periood ongi ikka väga pikk olnud ja kaks nii erinevat inimest. Ega kerge ei ole olnud, aga on võimalik, nagu te näete. Ja võib-olla nalja pärast me ikka ütleme ka seda, et tihtipeale küsitakse, et kuule, mehe käest küsisid, et kuule, et rallisõidud ja et kus mees lubas. Ma ütlesin, ei tohi küsida, võib mitte lubada. Rallidega on praegu küll ühel pool, aga ehk et nüüd on teised hobid. Nii et ikkagi vabast ajast lähedastega ja ikkagi omavahel koos, nii et te leiate enda jaoks, et tekitate seda koos olemise aega? No jah, nii palju kui tööst üle jääb, et Sirjel jätkub seda tööd päris palju nii-öelda, ehk et on ka nii-öelda, mul on nii-öelda ise olemise aega küll. Lisaks on meil piisavalt suur maja, et kaome ikkagi õhtul niimoodi ära, et väga sageli tõesti, kuna ma hullult palju ise suhtlen on ju päeva jooksul, siis me proovime ikkagi ka nii sättida, et me 2 autoga ei sõida Kuusallu, vaid sõidame ühega. Ja siis saame Velloga kokku ja siis Vello ju tahaks ka jutustada midagigi. Nii ja siis ma mõtlen, et issand, sina ka veel. Aga oleme hakkama saanud, jah. Nii et Vello näeb sind ka vaikivat Sirjat. Jaa, seda kindlasti, et see on minu nii-öelda eelis. No ja öeldakse, et tee tööd, siis tuleb armastus ka, et teil on ühine nimetaja, on õpilasmalev ja üliõpilasmalev. Kuidas see seotud on? Üliõpilasmalev on õige nagu jah, et... Vello vist pole õpilasmalevas käinud, vaata teda ei lubatud on ju, aga mina panin kohe. Aga teie jaoks oli määrav see üliõpilasmalev siis? Vastab teele. Et tänu sellele te olete praegu siin kahekesi? Võib küll nii öelda, kohe kindlasti. No ega ei saa salata ka seda fakti, et me oleme siiski mõlemad Kilingi-Nõmme sünnitusmajas sündinud. Mina ju 2 kuud varem, ehk et mina siis vanem. Ja eks ma panin silma peale, aga kokku saime alles 20 aastat. Et juba seal haiglas juba silm peale, jah? Jaa. No mina läksin ikkagi üliõpilasmalevasse esimene õhtu, kui ma läksin, issand jumal küll, oligi selline hästi ilus malbe naeratusega, lokkidega noorhärra. Nii, siis tipikad lõpetasid lihtsalt oma sessiooni varem ja nemad olid siis vist paar nädalat olid ennem seal, säädisid maja korda ja siis tulid ülikooli tüdrukud on ju. Ja ega alguses midagi ei olnudki, oli selline suhteliselt nagu lootusetu värk. Aga siis üliõpilasmaleva lõpupoole nagu ikkagi hakkas midagi tekkima ja tekkiski. Ja nii tekkiski, et aasta pärast siis me abiellusime. Ja, aga isegi Polen on öelnud, et pilgud on esimesed armastuskirjad. Et kas see asi algas teil siis pilkudest, kes keda avalikult vaatas esimesena? Oi, kes seda nüüd nii täpselt mäletab? Aga kes astus esimese väga täpselt. Aga ma räägin, et kui sa võid ju pilguga vaadata, aga kui vastu pilku ei ole, siis on nagu jama. Aga kes siis esimese reaalse sammu astus? No see tuleb kuidagi seenesest, kuidagi tuli. Oli ju? Pigem nii jah, et sinna päris aegade alguses nii dokumentaalselt ei suuda tagasi minna. Aga igal juhul oli see suht nagu maleva lõpus. Jah, seda malevat ei olnud ka palju muidugi. Meil oli hästi ühtne rühm ka, et selles suhtes oligi, et ega ma ei tundnud ka sellisest väga intiimsest suhtest, ma ei tundnud ka absoluutselt mitte mingit puudustki. Ja kuidagi jah, võib-olla see tõeline selline ikkagi armumise moment oli tõesti rühma suve lõpupoole ja väga lõpufaasis. Kui need kokkutulekud olid maleva kokkutulekud. Ise tunnistasite ka, et olete 2 erinevat inimest, ometigi aasta aega ja juba altari ette, et kuidas see ära tundmine nii kiiresti tuli? Sel hetkel nagu nii suurest erinevusest võib-olla ei saanud aru või ühesõnaga inimene on või armunud inimene on ikka natuke pime ka, et ega sellised asjad ei häiri, et inimesed erinevad.
et see oli hästi öeldud, et natukene pime ka, mina olin ka natukene pime ja mul oleks võinud minna väga palju halvemini, sest see armuvalu oli ikka nii suur, et mina näiteks vahetasin ülikooli. Et tulin siis Tartu Ülikoolist ära suure armuvaluga ja läksin siis Tallinna Polütehnilisse instituuti üle, et olla Vellole lähemal, mitte vastupidi, vaid mina täpselt niipidi, täitsa uskumatu. Aga nüüd jälle vaatad, et mul on suht hästi läinud, et teistel on veel hullemad. Ja ma vaatan praegu, mina olen sinu tööüritustel näinud, et Vello käib, nii et annab selle töö ka nagu lõpuga ühendada ju. No ikka annab ja, et mina jälle nalja pärast ütlen, et Vellole eestvedamine võib-olla ei ole nii perfektne, aga järele tulemine täitsa 5+. Millised teile ühised lemmiktegevused on, et 2 inimest, kes avastavad, et nad ei ole päris sarnased, et mida te koos teete? No reisimine on kindlasti selline hea lemmiktegevus, ehk et siis Sirje ei pea kogu aeg tööd tegema. aga natuke teeb ikka. Ja natukene ikka vähemasti salaja, kui vähegi on võimalik. Aga Velloga on selles võtmes küll hea reisil käia, et ta on kuidagi turvaline, et tema alati uurib ja kui meie magame, siis ta tõuseb varem üles, vaatab kõik, teeb mingid marsruute, leiab mingeid jälle häid sootsaid ringliikumise variante. Et me oleme pigem sellised reisijad, et meie kehad sellist nagu lauspäikest, ütleme, et 10 või 7 päeva järjest ei kannata, siis me otsime, püüame teha nagu üle päeva, et kuskil käime, et kui me kusagile uude kohta läheme, siis me kindlasti tahame ka ringi vaadata. Ja Velloga on ju lihtne, et Vello juba tagasi tulles lennukis ajab naha maha, nii et ega meil ta võib olla ka täiesti varju all ja me teeme hullud kulud selle peale, aga Vello ikka tagasi tulles ajab juba lennukis nahka. Et reisimise koha pealt on siis ikkagi sedapsi, et hoopiski Vello näitab initsiatiivi, on aktiivne, planeerib, paneb paika ja sina lähed kaasa. No ei saa just nii öelda, mina ikka teen selle esimese otsa ära, aga kui me juba kuskil kohal oleme, siis Vello on kindlasti väga turvaline kaaslane. Et seda küll. Ja võib-olla üks asi veel, mis meid ühendab, on ikkagi ühine nii-öelda majapidamine on ju maja. Et meil on väga suur krunt, meil on võib-olla suurem maja, kui ta olema peaks või võiks 2 inimesele nüüd, aga me ei ole valmis sellest ka ju loobuma, et lapsed on juba suured, lapsed on kõik kodust välja kolinud. Et kõik see võtab ka oma aja ja kohustused on ju. Et kui laste, kindlasti oli üks jällegi selline laste sünd, et see kuidagi ju teistmoodi hoopiski ühendab inimesi. Võib-olla ka mõnes mõttes sarnane lapsepõlv nagu ka ikkagi. Minul oli väga tore lapsepõlv. Minul ka tore, ma ei saa, absoluutselt, aga ehk et ma ei ütle, et ma oleks päris talus elanud, aga ka meil olid loomad ja vanavanemate juures olid loomad ja et mõnes mõttes see oli kõik nii-öelda tuttav. Töö pole võõras. Töö pole võõras. Ja võib-olla see ühine väärtusruum ka, et mis seob inimesi. Et kui sul on ikka niivõrd erinevad nagu arusaamad elust on ju, et näiteks ma ei tea, üks peseb hambaid ja teine ei pese, no ma ei kujuta sellist olukorda ette. Et kõik see ka seob või siis vastupidi tõukab eemale. Iseloomuks, aga et väärtushinnangud peavad ikkagi sarnased olema. Ja kindlasti ja kui nüüd tõsisemalt öelda, siis ikkagi ka täiesti nagu teadlikult vähemasti minu puhul on see nii olnud, Vello võib-olla ei taha seda hästi tunnistada või pole võib-olla tähele pannud, aga ikkagi teadlikult hoida peret koos, et see ei ole kerge olnud. Et seda ma pean tunnistama, sest eelkõige mina olen ära olnud. Ja kui ma mõtlen seda, et ma 16,5 aastat sõitsin rallit, kus hakkas pihta siis igal, sisuliselt aprillist kuni oktoobri lõpuni, iga nädalavahetus ja ka siis on väga palju intervjuusid olnud ja küsitud, et kuidas teil on õnnestunud, siis ma pean tunnistama seda, et mul on hea meel, et mul üldse mingi pere on. Et sellise elu peale, nagu mina olen elanud Võire meedia ajal väga palju komandeeringuseks Venemaal, siis ju tehti Venemaaga äri, kuidas me alustasime. Et jah, see on ühtepidi kasvatanud kindlasti meie lapsed iseseisvaks, aga ma ei tabanud ka kordagi momenti koju tulles, et nii palju ikkagi Vellole au, et lapsed oleks oodanud ema nuga ja kahvel köögis peos on ju. Et ei ole vahet lõppude lõpuks, kes siis pesumasina nuppu vajutab ja toidu tegemises, selliste igapäeva roogade tegemises kindlasti Vello ei jää hätta.
saab väga hästi hakkama, et ma väga hea meelega naudin ka seda. Kuidas te tavaliselt reageerite sellele, kui inimesed küsivad teie käest, et mismoodi teil need rollid nüüd jaotatud on, et naine sõidab rallit, sa oled ju valitud isegi naisrallisõitjaks Eestis, et kindlasti on seda aegade jooksul küsitud. Et tavaliselt on ju vastupidi, mees sõidab pigem, tegeleb seesuguse spordialaga. Kuidas sa suhtud sellistesse küsimustesse veel? No, täiesti neutraalselt, et võrdõiguslikkus on siin tagatud, et lihtsalt Sirjel tekkis see võimalus ja noh, tema selline, ütleme, keevaline iseloom sai nii-öelda rakendust, et ka ralliradadel. No 16,5 aastat tuli sul ikkagi rallistaaži kokku. Tuli jah. No ma ei oleks lõpetanud, aga ma selja pärast pidin lõpetama. Aga igatsed seda spordiala? No ma ei saa öelda, et ma ei igatse, et ma püüan sellega võib-olla mitte kokku puutuda just sellepärast, et ta tõmbab mul ikka kõik vanad haavad lahti. Et loomulikult see on väga, väga tähtis periood olnud minu elus. Ja seal on ka kindlasti Vellol ja mis siin salata ka pojal oma roll olnud, et sellised igapäevased autoasjad nii-öelda olid nende peal. Mul oli küll oma mootorimehaanik, oma võib öelda plekimehaanik, kuldsate kätega mehed on ju Kuusalust, Priit ja Jüri. Jüri Pogoljuba muidugi, aga sellised igapäevased asjad, no mida oli võimalik kodus teha, tegid ikkagi Erki ja Vello ära. Et kindlasti on see olnud mulle väga suur abi, nii et seada kogu aeg ennast minu graafiku järgi on ju, mida ma absoluutselt ei tunnistanud sellel ajal, kui ma rallit sõitsin, siis nüüd ma olen hakanud mõtlema, et see on ikka suur asi, et mul perekond on kenasti pigem olnud toetava seisukohal on ju. Ja siis Vello käis ju 2 korda aastas, sa käisid ju kaasas ka. Ja siis kui kõik ütlesid, et hull naine jälle tuleb, siis Vello ütles, et ei, ta enam ei tule jälle tükk aega kaasa, et kõik ütlevad, et minu naine on hull. Kumb on rohkem hingele olnud, kas ralli või reisimine? No minul on ikka ralli olnud, sellepärast et reisida me saame nii palju, kui meil võimalusi on praegu suurepäraselt edasi. Ja me teeme seda, sageli on meil ka tütar ja tütre-tütar kaasas, on ju paras selline 4. punt ja. Kui oled ära kuskil kaugemal, siis kui kaua sa suudad ennast niimoodi välja lülitada, mitu päeva, et sa ei mõtle tööasjadele, et tahaks nüüd siia Eestisse tagasi toimetama need ja nood asjad ootavad? No mina suudan ikka, ma lausa naudiks sellist aega, aga mis vastab tõele on tõesti see, et sa liidujuhina tööd on võimalik ilmselt teha mitut moodi. Võib-olla natukene rahulikumalt, aga mina ei oska seda teha ja ma ei taha ka. Ja tegelikult kõik teavad mind, et potisse mitte kusagil kunagi ühtegi näppu ei võta pealt ära. Et ma ei lase kunagi ennast lõdvaks, sest ma tean, millal saadetakse sellised tundlikud eelnõud on ju keset suve. Ja see on kõik mulle teada, see käekiri ei muutu kahjuks ja ma olen juba nii vilunud liidujuht ja ma arvan, et tõesti väga pikaajalise kogemusega, et teatud asjad elus ei muutu ja mina lähen lihtsalt nendega kaasa, aga ma ei lase teha kellelgi ülejala tööd lihtsalt. Ja no mis me ainult minust räägime, ega siis Vello on ka, minule tundub ka väga sageli, et Vellol on ikkagi töö juurest koju tulla viimane koht, kuhu ta tuleb, on kodu. Ehk et kui tööd on tehtud, et selles võtmes ei saa mina kogu seda töökuse au nüüd enda peale ei saa võtta ja mind see väga häirib, kui mina olen kodus ja Vello ei tule koju. Aga ikka see armastus Eesti toidu vastu ka, et Eesti toit on ju kallis. Aga sa ometigi, kas kodus ka eelistad sa Eesti toitu päriselt? No muidugi eelistame, kuidas me siis saame ja mina ei tea, see ikka sõltub ka sellest, et tõesti, kuna Eesti toit on läinud kallim, ma võingi öelda statistiliselt 5 aastaga 60%. Loomulikult me näeme, et see on väga suur probleem, aga seal tulebki mängu see nutikus. Et mina võin ühest, ma ei tea, searakuust teha 3 toitu. Ma võin kohe välja käia selle. Kõigepealt keedad searakuu kondid ära, saad puljongi. Puljongist saad pärast suppi teha. Siis teed sellest ühe pajatoidu, aga sa ei pane kõike koos keema, vaid keedad köögiviljad eraldi ära. Noh ja lõpuks saad veel kastme teha, kui sa pealt ära koorid selle rasvasema osa. Et tegelikult on võimalik ka Eesti toidust
teha täiesti normaalse ja taskukohase hinnaga toitu, aga sa pead ise vaeva nägema ja kas või seesama kunagi, mul tuleb kohe meelde, et mis mulle on öeldud, mis asja, Sirje, sa teed hakkliha-kastet, kõik odavam ja et umbes nii, et mitte keegi ju ei tee. Vastupidi, me näeme, kuidas hakkliha müügid on tõusnud, sellepärast, et see on väga hea ja tänuväärne tooraine ja näiteks hakklihakotletid, ma ei aja sinna mitte midagi praktiliselt muud sisse kui küüslauku ja sibulat ja muna ja praen ära ja super, lapselaps ka ainult tahtis vanaema hakklihakotette on ju. Et tegelikult on võimalik ja kui vaadata veel kampaania ajal ja kampaaniahindus, siis Eesti toit on täiesti konkurentsivõimeline. Muidugi, mina ju tean seda, et kampaaniahinnad tähendavad seda, et ei teeni meil Eesti toidutootjad on ju selle eest nii-öelda toote eest väärilist tasu ja samamoodi ju kaubandusel on kulud tõusnud. Aga ega me ei saa ka muud moodi, kui Eesti toitu sortimendis ei ole, siis meie ei saa seda kosta. Ja meil on Kuusalus on päris sageli käime Krossipoes näiteks on ju, et kus on päris palju omamaist. Kas praegu rääkis Sirje või praegu rääkis Eesti Toiduainetööstuse Liidu juhataja? Aha, kui sa nii küsid, siis ma julgen öelda, et äkki niimoodi, ma julgen praegu seda öelda, et äkki 70% Sirjet ja 30% Toiduliidu juhatajat on ju. Et loomulikult minu üks suur kirg ja tegelikult ka, et ma ei tee seda sellepärast, et ma olen Toiduliidu juht, aga tõesti selliste eestimaise eelistamine ja eestimaisuse promomine on minu üks kirgedest küll. Ja mina ei tee siin vahet, kas on tegemist siis väiketootjaga, keskmisega või suurtootjaga, aga mida ma väga sageli teen, ma ütlen teile ausalt, nüüd räägib küll liidu juht, aga Sirje ka. Ehk et ma valingi tooteid oma liikmete toodete hulgast. Et see on minu teadlik tegevus, see on see, mida ma saan teha. Ja ma ei tea, kui Vello poodi läheb, siis Vello jälle ütleb midagi, et näed, tõin jälle mingi uu asja, et prooviks, ja siis hakkab kodusel prilliga vaatama, et kelle oma on. Mitu korda tabanud ta hoopis importtoodetega kodus on. Mis see siis nüüd on? Viimasel ajal ma olen väga tark, et mul on prill poes kaasas. Et ei ole nii, et ma päris suvalist võtan. Kuidas sa nii kaugele jõudsid ja said selleks, kes sa praegu oled? Et kas see Eesti toiduarmastus ja see soov seda propageerida, kas see sai alguse juba sealt sinu selle keemiaõpingute ajalt ja biokeemiaõpingute ajalt kooliajast? Ma arvan, et see sai alguse ikka talust, et nagu Vellogi välja tõi, et tõepoolest, et me oleme võib-olla olnud ka sellises üles kasvanud suhteliselt sarnases nagu nii-öelda väärtusruumis. Praegu väärtusruum on väga populaarne sõna, eks ju. Et meie ka ühes ja samas väärtusruumis, meil ongi sarnased väärtused, meil ongi sarnased iseloomujooned ja võib-olla ka sellised igapäevased harjumused, mis meile sobivad kumbagile. Aga sealt edasi, siis meie kolisime linna. Vello on kogu aeg olnud, on ju Kilingi-Nõmmes, aga mina kolisin ikkagi talust, kolisime Sindi linna. Mina olin siis 10-aastane ja ikka meil tehti, mul ema jumal, tuli ju linna ja läks ju kõigepealt lihakombinaati ja siis läks Pärnu piimakombinaati tööle. Nii et mina tean väga hästi, ma olen ju suitsu, juustu ja verevaigu peal kasvanud. Peaaegu pool oma elust. Ja kuidagi sealt ma läksingi õppima toiduainete tehnoloogiat ülikooli. Ehk et tegelikult ma läksin keemiat õppima alguses. Ja väga selge valiku põhjus oli, keemiaõpetaja mees töötas Sovtrans auto peal. See oli see aeg, kui mitte midagi poest ei olnud saada, mingid riidedega. Siis mees tõi kangaid, siis sellest ilmselt õpetaja tellis endale riided, need olid nii ilusad. See oli üks põhjus ja teine põhjus oli see, et ikkagi sai värve teha erinevaid ja vahel sai pauku ka. Isegi nii palju, et meid on tunnist välja kupatatud on ju poistega. Nii. Ja siis ma läksin keemiat õppima, aga sealt ma tulin juba üle, siis mulle tundus, et konserveerimise tehnoloogia kõlas nagu väga hästi. Ja ma tunnistan ausalt, ma olen väga rahul. Ma olen super rahul. Oleks ma lõpetanud Tartu Ülikooli, milles ei oleks kahtlust olnud, kindlasti ma oleks lõpetanud. Oleks ma olnud minu enamus kursusekaaslasi Tartust on ju õpetajad on ju. Ma ei kujuta ennast õpetajana ette, ausalt ma ei kujuta. Või siis mingi naljaõpetaja või siis mingi kloun või midagi.
et see sobiks. Aga praegune amet ikkagi aitab mul ja see konserveerimise tehnoloogia ja toidutehnoloogia amet on mind praeguses töös ja ma olen ju kogu elu tegelikult olnud sektoris. Vahepeal olin ainult aasta aega Põhja-Tallinna linnaosavanem. Et veel on mind kogu aeg koju oodanud ka sealt, siis ka ma läksin nii vara lihtsalt tööle, et ma läksin selge ees magamistoa poole, et kui Vello juhuslikult üles ärkab, siis ma ütlen, et mitte ma ei tulnud alles, vaid ma juba lähen. Et jah, ma ei oska teha niimoodi poole vindiga tööd, et kui ma sukeldun, siis ma sukeldun ja ma tahan seda teha võimalikult hästi, mitte sellepärast, et kellegile midagi näidata, ma ei mõtle selle peale, vaid lihtsalt ma olen maksimalist. Aga nagu elu näitab, on võimalik minuga nii koos töötada, kui koos elada. Ometigi sa oled ju katsetanud ja sa oled isegi teinud kõrvalhüppega kosmeetikamaailma ja tegelenud lauvärvidega. Et miks sa sinna pidama ei jäänud? Jumal, mul pidi süda seisma jääma, kui see algus oli, et sa oled ju ka ikkagi katsetanud ja teinud kõrvalhüppe. Mõtlesin, et püha jumal. Nii, aga jaa, vastab tõele. Räägime kosmeetikast. Jaa, et peale ülikooli Vello oli juba lõpetanud elektroonika, cum laudega sai valida endale siis korteriga koha ja see koht oli Kuusalu kolhoosi abiettevõtte Estron. Mina tulin järgi suunamisega, siis suunati naised nagu järgi, mina lõpetasin aasta aega hiljem, sest mul läks 1 aasta kaotsi, kui ma läksin Tartust Tallinna üle ja siis tulin suunamisega Kuusalu järgi ja mina siis potsatasin Kuusalu kolhoosi abiettevõttesse Bioestron, kus kääritati vadakust söödavalku, mida siis söödeti kolhoosi sigadele ja põrsastele. Nii. Ja see oli minu erialane töö ja siis, kui juba algas kolhooside lagunemise aeg, siis me kohe, Remedia ei leidnud kohe munalikööri, vaid tõepoolest meie eestvedaja Indrek Kirs, temal kuidagi tekkis Evelin Meiusega mingi kontakt ja hakkasimegi tegema lauvärve. Ja pakendasime need veel issand kui ilusasse plastikümbrisesse. Ja jumal, ärge küsige, kus ma seda plastikut sain. See on täiesti omaette teema, ma arvan, see on eluraamatu üks osa, et kuidas ma Eestist plastiku kätte sain. Loomulikult vahetasin munalikööri vastu ja muude selliste asjade vastu, kus ma teadsin, kus plastikut üldse kasutatakse. Et kord oli tumesinine läikiv ja siis oli jälle valge matt. Aga jaa, mul peaks isegi üks näidis võib-olla kodus kusagil olemas olema, nii et tegelikult oleks mul mõistlik see üles otsida, see on väga-väga suure väärtusega minu jaoks ja tegemist oli ikkagi sellise prouaga, kes oli sellel hetkel ta oli lihtsalt üks vingemaid ärinaisi ja ise pressisime oma väikeste kätekestega, pressisime neid tablette, panime nad liimi ja tilgaga sinna nii-öelda plastümbrisesse kinni on ju ja see käis ka ju väga sageli õhtuti, eks? Ja, mina olin ka nii-öelda kosmeetikatööstuses kaasosaline ehk et tablette pressimas. Kui tellimus tuli, siis me kõik tegime ja lapsed ja ma ei tea, meil on kuidagi niimoodi olnud ja. Nii et kosmeetika teema on sulle tuttav, riietumine. Kui palju sa riietumisele tähelepanu pöörad? Sa oled nii palju ju meedias, sa oled nii palju inimeste ees, käid rääkimas, esinemas. Kui suur su garderoob on kodus? Kas on garderoobi tuba või on garderoobi kapp? Ütleme niimoodi, et see on nüüd küll küsimus allapoole vööd, et seda ma poleks küll oodanud isegi. Et selle kohta mul kõik pereliikmed ütlevad too much. Ehk et ikka laiendame seda, et garderoobi maja. Garderoobi maja, mitte tuba. Vello kogu aeg teeb mulle ette, et mul on nii palju lihtsalt kleite, et tema 5 ülikonda ei mahu enam ära. Et ma mõtlen ka, et mis mõttes 5 võiks 1 olla. Et loomulikult minu jaoks on hästi tähtis see, ma ütlen täitsa siiralt, et milline ma välja näen. Ja kui inimene näeb hea ja hoolitsetud välja, siis see annab talle lihtsalt niivõrd palju enesekindlust. Ja mis puutub meediaga suhtlemisse ja erinevatesse intervjuudesse, ma ei lähe mitte kunagi mütsiga lööma. See on otses mõttes. Ma võtan endale kas või 5 minutit, ma mõtlen täpselt läbi selle, mis mul on selle teema kohta öelda
ja proovin olla võimalikult konkreetne. Ja noh, ega minu libastumisi ilmselt teatakse ja seda ka teatud mõttes oodatakse. Et ma olen selline diplomaatilisus, mulle tundub, et seda ei ole sünni hetkelgi minul olnud. Ja seda kasvatada endal on kindlasti võimalik, aga ma väga sageli unustan selle, et mis mind käivitab, on kindlasti sellised, ütleme, et lollus ja siis ebaausus, et seda ma ei salli. Ja ma olen võimeline seda ükskõik kellele ka välja ütlema. Aga lõõpid on ju mõnus, et me vaatasime siin täna väikest videolõiku ka, kus sa rääkisid, et mis naistel on, et targad lapsed ja siis see samune mees, et kas inimesed südamesse ei võta selliseid nalju vahepeal või? Ma arvan, ikka võtavad. Ma kardan, et ma olen ikka mõnele inimesele võib-olla väga palju elus haiget teinud, aga ma ise ei mõtle seda niimoodi, et see ongi nagu selline lõõp ja näiteks ka, et ma käin erinevatel üritustel, vahel kutsutakse modereerima, ma modereerin konverentsi, ma alati valmistan ennast ette. Ehk et lähtuvalt siis sellest üritusest ongi minu kaubamärgid on sellised, ma ei tea, vahel viskan mõne anekdoodi, vahel viskan mõne ütlemise. Ehk et kui ma näen mingit väga kihvti ütlemist, siis ma püüan selle ruttu endale kirja panna. Ükskõik, kus ma seda kuulen või näen, et ma igal juhul leian võimaluse, et seda ära kasutada. Kas sa veel oled näinud ka Sirjet pükstega? Või ta on kleidinaine? Teksapükstega väga tihti, aga... Väga tihti? Mina ei ole näinud näiteks. No okei. Kleidipestil ikka. Jah, või kas nüüd päris teksad või midagi taolist? Nädalavahetustel ikka olen, jah. Milline Sirje kodus on? No ütleme mõtlik. Vaikne, mõtlik, rahulik. Uskumatu, jah. Puhkab suurest tööst. Aga samas ka väga tegus muidugi. Võib-olla ta ongi vait ja mõtleb vahepeal jälle uusi ideid genereerib, et mida saaks maailmas muuta, sest ta on ju nii palju meie Eesti ja Eesti toidu jaoks eeskätt ära teinud. Nüüd minus hakkab küll liidujuht natukene ka rääkima, et võib-olla ongi see, et sortiment. Et kui meil Eesti tooteid ei ole sortimentis, siis me isegi parema tahtmise juures ei saa eelistada Eesti tooteid. Ja Eesti toodete sortiment väheneb, kaubanduse oma märgitooteid ehk et private labelid tuleb juurde, importi tuleb juurde, seda me näeme juba statistikast. Ja see on selline ohtlik tendents tegelikult. Et meie ettevõtete, sõna otseses mõttes meie ettevõtete toimetulek ja püsima jäämine on Eesti tarbijate kätes. Aga kui tarbijal ei olegi seda valikut, sageli tarbijad ei lähegi mujale poodi, ütleme nii, ta ei lähe Lidlist ära, ta ei lähe kõrvale Selverisse. Läheb, aga sealt ostab võib-olla hoopiski mingid muid tooteid. Et eks see on hästi tihedalt seotud, kogu see Eesti toidu asi on hästi tihedalt seotud ka tarbijate valikutega ja kindlasti kaubanduse rolliga. Alati on öeldud, et Eesti selline üks kaubamärk on kama, et see on meie rahvustoit on kama. Palju me reaalselt seda kama sööme? Mis tänasel päeval on Eesti visiitkaart? Eesti, jah, ütleme, et Eesti juured on ikka leib, et Eesti põhitoit on ikkagi mustleib, just. Ja siis tulid sinna juba juurde natukene lihatooteid ja sellised, et seda me kõike teame. Mis on täna? Ikkagi need samad, kui me räägime nüüd teatud piduroogadest, siis ikkagi traditsioonilised piduroad on ju, et kas või see sama jõulude ajal, seapraad, aga loomulikult on väga palju juba neid inimesi, kes tahavadki midagi muud, kes tahavadki mingeid uusimaid toite, et ega me ju reisime nii palju, me tuleme nende heade maitsetega, tuleme ju Eestisse tagasi, me tahame siin seda sama kogeda. Ongi, et kui me vaatame, kes siis on Eesti toidu eelistajad, et ongi vanemad inimesed, sellepärast, et meie oleme Eesti toiduga kasvanud ja vanemad inimesed on Eesti toiduga kasvanud. Aga noorematel on ju maailm ikkagi olnud lahti. Et kui Vello ütles siin, et reisimine on kindlasti üks see, mis meid on sidunud, siis tegelikult me ju seda oleme ka ikkagi teadlikult teinud oma lastega juba, et näidata, kuidas mujal elatakse. Et nad ei jää siia kitsasse ruumi, et nad näevad seda rahvaste paabelit. Ja eks meil mõlemad lapsed on ka Eestist ju
mingi aeg ära olnud, ehk et tütar Ecuadoris, Brasiilias ja Pekingi ülikoolis ka hiina keelt õppinud. Poeg oli vahepeal Taiwanis, õnneks lühikest aega tema tuli kiiresti tagasi. Et nii on, et mul on hea meel, et nad ei ole ikkagi nagu jäädavalt on ju Eestist ära läinud. Aga Eesti muusika on see sulle ka südamelähedane. Ma küsin nüüd Vello käest hoopiski, et te olete mõnes mõttes erinevad, mõnes mõttes sarnased, et kuidas teil muusika maitsega on, et kas kui Sirje jõuab koju ja paneb punni põhja, et kas sa põgened oma tuppa kõrvad kinni või kuulad, tantsid kaasa üheskoos Sirjega? Ütleme nii, et seda punni põhja panemist ei ole, et pigem me oleme ikkagi kodus ikkagi suhteliselt nii-öelda rahulikult kuulame muusikat, aga Sirje muusika maitse koha pealt, et diskomuusika minu meelest on ikka see, ma vaatan küll igaks juhuks otsa, aga see diskomuusika tundub nagu väga sütitavat. Ega action peab olema. Action peab olema, jah. Mitte mingisugune munna. Kes nagu ettepaneku teeb tavaliselt, et lähme nüüd tantsime ka, kui on kellegi juubel või üritus? Ei, no seal ei ole ettepanekut väga vaja, et see on selge, et tuleb minna. Sa oled juba arvanud, välja koolitatud. Ja ma olen välja koolitatud. Ja tegelikult tantsida meile väga meeldib küll, et see on õige. Ja jumal, mul oli ikka Vellost kahju, kui me ikka seda kikilipsu ja rock'n'rolli harjutasime. Me võtsime Remedias puhketoa, puhkeruumi ja me ei läinud sealt enne välja, kui Vello sai selle rütmi kätte. Ja nüüd anna tulla, me võime siin 2 ööd päeva panna rock'n'rolli. Mille järgi kõige paremad tantsud välja tulevad või mis tõmbab kõige pealt ikkagi sinna tantsupõrandale? Oskad mõned lemmikud välja tuua? No üks on kindlasti meie pulmavalss on ju, mille osas me alati peame lihtsalt minema ja me tunneme selle kohe mõlemad ära. Mis laul? Et millal saaksin ma mustlasena? Tarmo Pihlap. Ja, et hästi ühtpidi nagu hästi lihtne. Aga väga mõnus on ju Foxi tantsida. Foxiga saab päris palju tantse ära tantsida. Seda peab oskama, seda peab õppima. Olete te käinud kuskil? See oli selline kord küll. Oli selline aeg. See oli ikka paras abielu loodus jälle. Ainult esimene kord oli see lähedal. Ehk et teine kord läks juba pehmemalt. Esimesel korral, esimene tants oli nii-öelda prooviks oli aeglane valts oli. Ja seal me läksime totaalselt riidu. Me läksime koju eraldi. Mina läksin lihtsalt koju. Mina ka. Me läksime koju eraldi. Oma teed pidi. Aga saime hakkama. Pärast läks nagu libedamalt. Et ütleme nii, et ma tõesti ei soovita vähemasti noorematele inimestele, et ei pea kohe minema mehega tantsukursustele ega koos hakkama tapeeti panema. Tapeeti me pole siiamaale vist koos pannud. Aga tantsimine tuleb meil nüüd juba ikka väga hästi välja. Aga vaiba kloppimine teile mõlemale ju siis meeldib, ma mõtlen siin muusikat, et ansambel Two Quick Start. Absoluutselt. Nancy. Absoluutselt. Kes veel? No jumal, Sünne Valtri loomulikud Anne Veski on ju. Siis 60. juubelil Marju Länniku laulis meile. Väga uhked selle üle. Te isegi ajatate oma sünnipäevad üheks, nii et te saate koos suurt pidu pidada. No, mina ikka vanem. Meil on lihtsalt, ma ei tea, et me ei teinud seda küll meelega, aga nii kukkus välja, et juubelid ja pulmad ja pulma-aastapäevad on nagu langevad kokku. Hea lihtne meeles pidada muuses. Ja mul on üks hea soovitus teile ka, et järgmiseks ühiseks suureks tähtpäevaks üks artist, kes täna on otsustanud ja siia tulla meie stuudiosse ja tervitada sind, Sirje, ja sind, Vello ka. Ja me tänase saate lõpetamegi muusikaliselt. Ma arvan, et teil ei ole midagi selle vastu. Me rääksime hästi palju Eesti toidust, aga las lõpetame saate Eesti muusika. Ja absoluutselt, aitäh. Sirje ja Vello, aitäh teile toreda koosviibimise eest, toreda külaskäigu eest ja uute kohtumisteni. Aitäh kutsumast. Sünne Valtri meie saates. Wow.
et edasi silmapiirist ei saa. Niitev on vaikus kesksuve paiku, raske on hingata. Kuidas küll siiani sinuta ma üldsegi hakkama sain? Võin joosta su poole ma pimedal ööl, sinu nägemisest lõkkele löön. Veel veidi on aega, võib teessana aeda, tean, et seal valgeks lööme pimeda öö. Võiks osata ma hingata elu vetevoo all. Kui vikerkaar, violetse äär, värvisus suudlustes sall. Kuidas küll siiani sinuta ma üldsegi hakkama sain? Võin joosta su poole ma pimedal ööl, sinu nägemisest lõkkele löön. Veel veidi on aega, võib teessana aeda, tean, et seal valgeks lööme pimeda öö. Ja kuigi peidus pinna all on peidus palju enamat, tule vaata, mis kõik sinu alla saab. Võin joosta su poole ma pimedal ööl, sinu nägemisest lõkkele löön. Veel veidi on aega, võib teessana aeda, tean, et seal valgeks lööme pimeda öö. Valgeks lööme pimeda saame